No tere! Täna ma tahaksin teile öelda, et on meil kevad kätte jõudnud ja selline asi nagu lumi ja sula kõik selline ja mõeldi välja väga huvitav asi. Et sekundiga see lumi on läinud. Et ei ole vaja seda vett ega midagi. Täpselt sedasi, et lumi sulab ära ja siis kuivatavad maa sekundiga ära. 2 sekundiga on korras kõik. No mis imeaparaat siis leiutati? No leiutati loomulikult see, et on selline aparaat nagu nimi on sulatusaparaat. Seda leiutati Jaapanis, nagu kõik asju leiutatakse Jaapanis, aga see asi. Nii et see on selline lihtne asi, peaks olema nagu seal kirjeldati, et paned õue lihtsalt maja taha siia ja lumi on ja sulab, eks ole, aga siis see aparaat hakkab tööle, kui lumi hakkab sulama, et siis enne see on välja lülitatud, siis lülitab automaatselt sisse ja siis ta sulatab sekundiga lume ära. Nii, et ja kuivatab kõik ära, see tähendab ka maanteed ja kõik teed. Ja kui see aparaat on siin maja taga või kuskil, siis mingi teatud piirkonna ümber kõik kuivatab ja sulatab ära kõik. Nii et see ei pea olema maantee peal, see võib olla ka lihtsalt lageda mingisuguse platsi peal kuskil või muru peal või. Ja siis on kohe kõik tipp-topp ja neid võib panna päris niimoodi erinevates kohtades hästi palju, et ei maksa eriti palju, mingi 50 €. Sest et inimesed jõuaks seda osta. Aprill! Kas te juba läksite ostma või? Täna on 1. aprill, armsad sõbrad. Täna saab 1. aprill kui nalja, sest kuna täna on 1. aprill, on me algamas saade 1. aprill kui nalja saade aastal 2025. Just. Ja meil tulevad siia ka esinema selline tore artist nagu Sandra välismaalt. Teate küll seda Hiroshima lugu ja kõiki muid asju. Küll see tuleb ja esitab teile kõik neid lugusid siin päris mitu, aga siin on veel aega. Seni me räägime veel juttu ka. Igasugust asju on meil infot siin lekkinud siin igal pool väljaspoolt meie kodu, meile siin. Tallinnas otsustati teha selline huvitav, kuidas öelda, maja, mis on siis selline, et see maja võib olla erinev, see võib olla küll garaaž, küll ka mingi muu. Ühesõnaga, et ruumi kokku hoida, otsustati leiutada selline maja, mis on erinevatest osadest koosnev igas mõttes. Et kui sõidad autoga garaaži, kui sul on garaaž sinna niimoodi selles majaga niimoodi paigutatud, siis sõidad seda sisse. Ja siis on selline asi, et see maja on ehitatud niimoodi, et saab ehitada, et üks osa on maa all pärast, teine on maa peal. Ühesõnaga niimoodi nagu lifti süsteemi moodi, nagu et liigub üles alla igat pidi võib liigutada niimoodi, et üks osa majast on vahepeal allpool ja teine maja üleval pool. Nii et garaaž on üleval ja elumaja on siis kuskil maa all, kuskil sellises kohas, mis on ehitatud teatud suuruses siuke ala majale maa alla
kus siis saab nupust vajutada niimoodi, et garaaž tõuseb ülesse ja maja ajub maa alla niimoodi, et siis garaaž tuleb selle maja koha peale ja siis, kui garaaži ei ole vaja, siis see garaaž koos autoga vajub maa alla ja tuleb teine maja, tuleb garaaži asemele elumaja ja siis hoiab ruumi kokku, et leiutati selline imeline asi, mis muide on sellisest materjalist ka, mis hästi vastupidav on. Ja mõned majad nendest on läbipaistvad klaasist ka, nii et ja see nende majadele seespool siis, kui elumajaga tegemist on, paatakse siis kardinad, mis varjavad siis neid asju, mis te teete siis, kui ei ole vaja, et keegi näeks. Ja see kokkupandav maja on juhuslikult sellise hinnaga, et inimene natuke ikka maksab see mingi 1500. Oleneb maja pikkusest, no siis miljonini välja ikka, sest väga kuulsad ja suured majad on ka ikka. Et võite minna seda ostma. Aprill! Nalja teete või sellist asja ei leiutata mitte kunagi, sellist asja milleks. On küll igasugust maju ehitatud, aga no sellist maja täpselt ei tea. No uputusega on ka meil, me oleme ikka aeg-ajalt 1. aprillikuu naljasaates ikka uputustest ka rääkinud ja kevadel on see, et lumi sulab ja vesi ja noh, mõnedel uputab täitsa, et täitsa tänavad on ujuvad ja siis see maja keller nagu uputab üle nagu sellest jookseb see vesi sinna sisse, sest kelder on allpool, maa all ja siis see maa, mis on see kallak või mingisugune selline, kus see vesi jookseb siis sinna. Et leiutati siis selline kõik asi on, igasugust asju on tegelikult olemas, igasugust, mis kuivatavad ja ma ei tea, mis iganes teevad, aga see nüüd leiutati selline asi, et elektrooniline seade on selline, mis automaatselt hoiab selle vee keldrisse noh, ei lähe keldrisse ühesõnaga. See seade hoiab selle ära, peatab selle vee jooksmise keldrisse ja see seade see töötab niimoodi, et noh kui see vesi hakkab tulema, siis see jälle see automaatika värk, et siis see asi on välja ümber maja pandud niimoodi kuidagi asetatud selline asi, mis ümber maja käib, selline metallist mingisugune selline materjalist osa, mis siis tõuseb automaatselt ülesse, kui vesi hakkab jooksma ja takistab seda keldrisse minemast. See tähendab ka seda, et see vesi ei jää sinna maa peale niimoodi ülpima või ringi ujuma, vaid see ka siis samamoodi kuivatatakse ära, nagu niimoodi hakkab see mingi kuivatus tööle, mis maa peal mingi kuivatab seal mingi selline kuivatusseade. Peale sellega kõik koos see üks automaatika, mille nimi on Repotika. See on ikka nimi. Repotika siis ütleb seda, et noh, pooleldi nagu roboti ja mingi repotika, noh, mingisugune selline mingi, ma ei tea, kuidas see nimi on mõeldud, aga niimoodi on see repotika aparaat on poes olemas, mis siis võite osta mingi
300 mingi 50 euri maksab. Et poest saada siis nagu paigaldus on niimoodi, et ostad ära ja siis tulete sinna isikliku maa peale või siis niimoodi. Sest korterit majades nagu on teissugune seade jälle, et seal nagu on see, et ühistu ostab ja siis kuidagi paneb selle ise paika. Aga isiklikus majas võib isiklik inimene ostab selle ja siis automaatikud ütleb nii, et panete lihtsalt tepsli ja see on režiim, automaatika käsitsi võib ka seda teha. Aga võib ka automaatika peal see asi olla ja teete selle ära lihtsalt niimoodi. Ja siis see kõik ilusti töötabki ja on kõik hästi ja et võite minna poodi. Aprill! Võib-olla midagi sellist taolist on, aga mitte sellist ei ole päris, et selline. Ma ei teaks, et oleks olemas, ikka ei ole, et ja millest me igast asju oleme täna kuulnud ja äkki. See küll naljakas, aga see on teil muru on närtsinud. ei tea, selline asi on tegelikult olemas, kunstmuru. Aga päris sellist ei ole vist, nagu mina kuulsin siin üks paar päeva tagasi. Et muru, mis automaatselt elektrooniline seade, mis siis kasvatab päriselt muru nagu paneb kasvama kiiremini kui tavaliselt. Ja siis on roi hästi ilus ja tuleb varem ja seal on see temperatuur ja kõik säilib, kõik on nii ilus ja looduslik ja see on varem kui tavaliselt roi tuleb välja. Aprill! Kas te läksite juba ostma või? Ei ole sellist, see on igast muid asju küll olemas, kunstmuru ja ma ei tea, mis asju iganes, on nagu mingid väetised asjad, mis aga sellist asja nüüd küll ei ole. Elekter on meil küll väga selline väga tähtis asi igal majapidamises ja kuidas öelda. Te peate kogu aeg neid generaatoreid ja ma tea mingid tagavara asju ostma, kui igaks kui vool läheb ära või siis on teil võtta, aga te ei pea enam seda soetama üldse, seda generaatorit, sellepärast, et ma ei tea, kas on, ei ole, aga ma kuulsin sellist asja, et kas see vastab tõele, seda ma nüüd arvan, et vastab. Seda ei ole enam vaja osta. Asi on nüüd niimoodi, et igas majas peaks olema selline seade elektrikilbis lausa. See on väike jupp, mis tegelikult on niisugused generaatorid on see on väike jupp. See on selline asi, et küll on automaatikad igasugused asjad, kus generaatoril lütub sisse ja on igas suuruses ja mega suuruses, aga nii pisikest võib-olla ikka ei leidu, et nüüd on leiutud nii pisikene asi, jupp, mis paned elektrikilpi ja ja see seade tagab teile 5-aastase voolu
aga nii pikalt muidugi seda voolu ära ei ole, generaator võib töötada 5 aastat, kui igaks, kui see on näiteks sellisel ajal nagu maailmas võib-olla vahel on sellised katastroofid ja sellised pahad asjad, mis on maailmas, kui elektrit ei ole ja siis see seade on nagu lülitab automaatselt sisse ja teil on ikka vool elekter. Selline asi, aga seda tuleb ise osta, aga see on päris kallis tegelikult. 1500 euri. Ja läheb sinna 500 000 välja isegi. Võib-olla see hinnad veel rohkem on, aga minge soetage ja ostke. Aprill! No ei ole sellist asja. Kuidas palun? Kus kandis saab olla selline asi? Kus kohast leiutatakse selline asi? On olemas kõik generaatorid igasugused suurused, aga päris sellist ka nüüd ikka ei ole. Võt, meil on selline lugu nüüd, et kui me lubasime siin mingi aeg, et tuleb siin meil Sandra esinema, siis praegu ongi see aeg, et ta esitab teile siin 3 lugu, 3 sükest itti, jääge meiega ja peale seda 3 muusikavideot, mis Sandra teile esitab, kohtume.
Kõik said maha maetud, kedagi
No tere, armsad sõbrad, me tagasi. Aprill! Ei esinenud mingi Sandra teile. Siin teile esines hoopis Angelina Ballerina Margus Estonia. Angelina Ballerina Margus Estonia on üks artist, kes on teinud igasugust huvitavaid esinemisi. Aga see selleks. Tahaks öelda, et meie kuulsime pilvelõhkujast, mis ehitati, teate kus kohta? Täitsa lõppkoht see ehitati. See on enne kuulmatu ja lausa uskumatu, et mitte mitte linna ei ehitatud pilvelõhkuja. Tavalisse maakohta. Et inimesed hakkaks tulema maale rohkem ja et see pilvelõhkuja siis peaks siis meelitama turiste ja inimesi igasuguses tulema maale ja huvituma maaelust ja maal olemisest ja et see pilvelõhkuja peaks siis meelitama neid igasuguseid tegelasi ja inimesi kohale. Ja pluss sellele veel avati veel park ka, kus on meelelahutus, mingi muusikaansambel, mingisugused karusselli asjad ja kõik suksed Ameerika raudtee ja see tehtigi selle eesmärgiga, et inimesed tuleks maale, et noh, kõik need inimesed ju tegelikult kaovad linna ära, sest linnas on nii põnev ja kõik asjad linnas, mis on maal on nende arust. Maal on hoobused, loomad, lehmad, ma ei tea, kanad, keda huvitab. Võib-olla huvitab. No ühesõnaga ehitati see hotell, mis oli mingi 32 korrust. Eestimaal olen päris kõrge hoone. Maale veel eriti. See ehitati. Kujutage ette meile siia hästi lähedale siia. Noh, kuidas öelda? Kose lähedale. Ja see asub kuskil seal Viskla ja Kose vahel. Siuke koht, kus on siis võimalus turistidel ja inimestel minna sinna ja need Ravila ja Viskla ja kõik Kose ja kõik muu selline ja jääb just parajaga kaugusele ja sinna sõidab buss. Spetsiaalne buss Koselt. Ja ka noh, teistest kohtadest Ravilast ja Visklast tuleb minibuss, siis Visklas. Noh jah, võib ka rohkem neid busse käima hakata, kui inimesi on, aga see hotell, see hind seal on ikka päris selline mingi, noh on, et peab uurima asja kohe. Seda nagu peast ei oskagi öelda, et see on ikka seinast seina kõigub seal päris kallis. Luksuslik pilvelõhkuja 32 korrust ja selle kõrgema korrusel näeb juba tea kus kanti, et näeb juba kõike neid lähikülasid ja kõigast. Ja tea kui kaugele menne. Ja noh, karussell kannab nime Mesikaru karussell. Sest seal on nii palju sellist lahedaid asju, et mesimagusaid lahedaid asju. Nii naljakas lause, kui see on. Ja aprill!
ei ole sellist asja, no mis asja, maal hakkab ehitama sellist asja, no come on inimesed. Me täna ei õnnestu näidata teile päris seda koset enam, sest hilja on, aga noh, uskuge või mitte, meil on paks lumi veel maas ja 30 kraadi on külma ja jeekim, siuke asi nüüd 1. aprillil, kes oleks uskunud, et nii külm veel 1. aprillil on ja jeekim, kui palju jääs kõik me aknad, aknast, noh, meie aknatest näeb, sest need on nagu niisugused kvaliteetsed euroaknad, aga mõnedes majades kes võib-olla õjukad inimesi ei ela, et ei ole jõudnud veel igast aknad ära vahetada, et seal on täitsa jääs nagu vanasti aga no ja seda maastikku me pole jõudnud näidata ja tegelikult siin öeldakse, et kuu keskpaigas hakkab nagu vaikselt soojemaks minema, aga kujutad ette seda uputust ja asja ja on siin olnud 2001 mingi aeg, kus ujutas kõik osa üle päriselt ka ja no see oli, me filmisime ka seda, et selline asi, aprill, no ei ole sellist asja, meil on 15 kraadi sooja õues ja õhtul praegusel ajal on 7 kraadi kuskil ja päeval on 15, noh, täitsa lõpp ei ole 1. aprill, ma ei tea, ma ei mäleta, võib-olla ma ei anna pead, aga võib-olla on olnud selliseid hetki, kus 1. aprillil on olnud selline asi, aga no tead, loodus on ennegi sassi keeranud ja pööranud, no mine tea, imestaks üldse Hiiumaaga on tegemist nüüd. Hiiumaa, nii kena saar. Meie parimad sõbrad seal ja kõik ja leiutati uus asi, kas tead. Tänasest ehitati tee Hiiumaa ja mandrivahet, enam ei peagi üldse praamiga sõitma, täitsa pael. Praamid kaotatakse üldse ära, neid pole vaja. Siis võite isiklikult bussiga kiirbuss, selline asi panti tööle. Ja kiirtee ka kusjuures Hiiumaa ja Tallinn. No ütleme, et Hiiumaalt Tallinnasse saab mingi tunni 1,5 läheb aega. ja meie parimad sõbrad Kosele jõuavad veel kiiremini mingi tunniga, sellepärast et buss, mis sõidab kiirteel, mis on otse Tallinnasse ja läbib neid kohti ja siis ta noh, ikkagi tehti selline erand, et ka see buss sõidab niimoodi, et saab vahepeal ka kuskilt maa minna, aga kuigi on kiirbuss, aga noh, kujutage pilti. Saate kiiresti korralikult Hiiumaalt Tallinnasse 1,5 tunniga, no täitsa pael, kujutage ette sellist asja. See oleks luksus. Ja see pilet, see pilet maksab mingi no 25 euri. Aprill! No teate hiiumaalased, hiinlased ise ka, et ei ole sellist asja võimalik. No, oleks kena küll, kui siuke tee tehakse Hiiumaalt mandrijad, siis oleks päris lihtne. Lihtsalt oleks lihtsam käia poes näiteks, kui näiteks teil on kindlasti seal kõiki asju olemas, aga võib-olla te tahate ikkagi tulla mandrile midagi vaatama ja ostma ja võib-olla sõpradel küll ka nagu vahepeal. No, ei ole sellist asja. Võiks olla, aga ei ole. Ja kiirbuss. No sellist asja ole ammugi. Teate, see on tõsilugu, et ma räägin, ma käisin Norras ja meil oli
Norras on teised kiirused üldse maanteel ja kujutage ette, et kui me siin sõidame mingi, noh, ütleme Koselt Tartusse mingi 2 tundi on ja siis Norrast sõidame mingi 400 kilomeetrit, mingi 2,5 tundi oleme kohal või mis asja, päris kiired on need kiirused seal ja noh, mis asja, ma mõtlesin, et megapikk sõit on mingi 2-tunnine sõit, mingi 200 kilomeetrit, noh, ja siis pluss, noh, 400. No, ühesõnaga, ma siin tegin väikse aprilli jälle, aprill, iga natuke rohkem on 400 kilomeetrit sõita, aga noh, ja ikkagi, ja ütleme teile ausalt ära, et see oli ikka päris imeline, see Norra reis selles suhtes, et see küll oli küll päris, ma ei kujutanud ette, et me sõidame Rootsist ühest otsast teise Rootsi otsa ja pluss veel sellest, me sõidame Norrast ka veel teisel pool Norra Põhjamere äärde, et Bergeri ja sinna kanti, et täitsa noh, aga siin sellist asja no ei tule. Maki lintidest nüüd, meil on siin üks lindimakk Elfa, 201 3 diktor. No, mõeldi välja uus lindimakk. No, selline makk, et täitsa lõpp. Linte nagu polekski vaja nagu eriti enam. Selle, noh, lindikettad küll on, aga see lint on nagu, ütleme, selline imeasi, et seda linti pole näha. On selline, saad seda siia sättida need kettad ja need lülitavad selle maki nagu niimoodi sellisele režiimile, et nagu oleks lint juba olemas siin. Ja efekti pärast lihtsalt, et nagu oleks nagu nostalgiat ka. Need lindikettad käivad niimoodi, vahetavad nuppu ka nii nagu vanadel ja kõikide lindimakkidel on, need kiirused ka, need nupud kõik. Noh, igasugust sellist. Aga nii hakkab see tööle ja see lint, mis tegelikult kestab mingi suur lint 4 tundi, siis see kestab mingi 10 tundi ja noh, see on nagu kõik asjad on tehtud väliskõvakettad, kõik asjad igast vidinad, MP3 mängijad. aga sellist vidinat, selline imelik nostalgialaks. Et isegi mingid värvilised tulukasid igast sigri-migri kõik külge, siis on rohkem nagu jõulupumu. Siis saate lindistada täpselt nii nagu lindimakiga ja kõik aprill läksite juba ostma. Sellist asja ei ole lihtsalt. MP3 mängijad ja kõik asjad, mida me rääkisime, need kõik on olemas, täitsa lihtne. Ostad arvuti, ostad kõvakettad, ostad MP3 mängijad, ostad neid vidinaid kõike. No sa saad igat poolt muusikat, milleks on vaja sellist lindimaki leiutada. Aga muuseas, see nüüd on küll õige jutt, et lindimakid tulevad juba tagasi meil ringiga, et hakkavad jälle moodi tulema, sest ma olen näinud internetis niisugused videosid, kus juba inimesed juba täitsa naudivad uuesti neid linte ja lindimakke, neid vanu lindistusi, nagu meiegi siin vahel. Ja, noh, ja siis venüülplaadi mängijad näiteks ja aga venüülplaati mängijatega veel üks lugu rääkida. Täpselt sama rida, aga natuke teistmoodi, et no plaat on küll olemas, aga nõela ei ole. Kõik on sama, tähendab. See nõela pea ja kõik see, kus sa paned selle plaadi peale ja see asi, aga selle asemel, et see hakkaks seal peal niimoodi riigi käima,
Selle asemel on seal laserkiir näiteks nagu CD-plaadi peale see laserkiir, aga see nagu loob efekti jälle, et paned selle sinna peale ja siis see hakkab niimoodi mängima niimoodi nõela asemel see laserkiir ja siis see liigub, see on jälle nostalgialaks jälle sellest aprill! Mõelge ka! Me just äsja rääkisime neid asjadest ja mõtle, milleks. No igast meil huvitavad igast terod ja igast muud vidinad ja keskused ja võimendid ja jeeki igasugused. Noh, mina küll ei tea, võib-olla keegi kuskil teab või on näinud või võib-olla see on ise mingisugune aprillinali või ole, aga ma olen kuulnud sellist asja, et kõik see stereosüsteem, mis siin on noh, et seda kõike kokku hoida ja ruumi säästa ja jeeki, siis on tehtud selline jälle laserid ka, nagu tänapäeval laserkiired ja sellised väga huvitavad asjad ja värgid ja vargusvärgid ja kõik see, need moodustavad sellised noh, täpselt sellise torni siin CD-d kõik ja kõik makid ja kõik asjad ja siis laserkiirega on see asi, et noh, natuke imelik on kuulata, et selline asi üldse saab võimalik olla, aga et kõik see nagu see muusika asi ja noh, aga tegelikult tehti seda hoopis natuke teistmoodi, et mitte päris laserkiirega, aga niimoodi, et seda torni, no see on täpselt nagu plastmassist, aga no ta on välja nagu valgustatud laserkiire abil nagu ja võimalik seda nagu niimoodi kokku noh, ruumi mahuks rohkem, no natuke saab väiksemaks teha, kui vaja, et see on sellised asjad seal sees, millega saab seda asja väiksemaks muuta ja saab jälle suuremaks teha, nii nagu teile endale meeldib ja kuidas teil ruumi on ja siis saab kõik asju sinna panna ja siis nagu selles uudis ongi, et mahuks igale poole, kus te soovite, kõige väike osa on siuke, aga seda asja saab niimoodi ja niimoodi, võib-olla isegi kõige pikem on niimoodi. See on pool kappi teis. Et aga need igast need, mis on need makkidel need noh, valgustid, mis näitavad igast neid asju, kuidas see muusika käib, neid saab ka sättida erinevat igat pidi, et võinge poodi ostke siuke lahe asi, aprill! No ei ole sellist asja pole võimalik teha lihtsalt. Ja jälle sama jutt, nagu ikka, et miks meil vaja sellist asja, meil on kõik olemas ja noh, MP3 mängijad ja kõik sellised seaded, et CD-mängija juba kaotatakse varsti ära, et noh, milleks. Juba öeldi mulle üks päev, et CD-mängija on juba, mis asi see on, mis asja sa küsid meie käest, et meil oleks CD-mängija. Me ei tea, mis asi see üldse ongi. Meil on olemas kõik see uus, mis on maailmas olemas, kõik see muusika, seaded ja kõik asjad, aga CD-mängija, mis asi see veel on? Kossupubis öeldi seda, no täitsa lõpp. Mina pakkusin oma plaati sinna ja nemad ütlesid. Kõik see on aprill. See stereo, mis saab kokku suruda kõik asi. Aprill, no ei ole selliseid asju. No, kleepekate koha pealt ka natuke teile siin veidike juttu, enne kui tuleb Sandra teile esinema jälle. No siin nüüd te teate, et Sandra eelmine kord ei esinenud, aga seekord otsus aprill. Tulla hoopis Tiiu, teate seda esinejat, kunagi esines siin Eestis, Nukuke, selline lugu, seda esitama ja siis veel rodu teisi lugusid, mis ta on uusi teinud, et mingi paari minuti pärast, et siis
aga meil siin maal üks on asi veel teile rääkida ja noh, seina peale tahate ju panna igasuguseid asju, pilte, no ütleme, noh, mingi kleebit ja asja, aga liimi pole üldse vaja enam, see on leiutud nüüd uus asi, et ma tean, et tänapäeval on niisugused laserkiirega ikka igasugused asjad ja ei ole vaja enam selliseid asju, seina peale moodustab laserkiirega pilt, just see pilt, mida te soovite, just selle koha peale. Ja see on selline asi, et see pilt mitte ei moodusta ainult sinna, vaid see nagu jääbki sinna seinale. See mõnda aeg hoiate seal seda hobuse pilti või mingi ükskõik, mis lemmiklogo, teil on igasugune minu lemmikobune. Ja siis kustutate see laserkiire ära ja see kaart, mida te ennem oleksite liiminud lihtsalt läga ja läpp ja nagu siuke, siis selle asemel jääb sinna ilus laserkiirest moodustatud pilt seinale, mis on ilusasti täpselt samasugune nagu see hobusega postikaart või mingi koeraga, et see on ilus ja liimi pole enam vaja, selle mõtte on aprill! Ei ole sellist asja. No on küll igast valgustusega, igast mustreid ja neid, aga noh, võimalik võib-olla mingisugune asi teha niimoodi, aga mitte päris niimoodi postkaarti nagu vist küll ei tehta, et no selline asi ja ma ütleks niimoodi, et meil hakkabki 1. aprillikuu naljasaade läbi saama, et siin meil täna oli siuke minimaalselt, ütleme naljasaade, siuke tunniajane peaaegu või ongi tunniajane, ma täpselt ka ei tea, eks te vaatate, siis kui ei ole, siis aprill! Aga ma tahaks teile öelda lõpetuseks, et nautige seda esinemisest aprilli ja nautige seda aprillikuud, sest see on üks imeline kevade kuu, kus pakub see ilm ja kõik see üllatusi. No see üllatusi. No et näiteks kui tulevad pilved taevasse ja teil on kole nõme minna poodi, ütleme, juhtub niuke asi, et igavne hirmus lörts ja vihm ja ma tahaks nagu kuivalt poodi minna, ilusti, ma ei saaks märjaks midagi. Leiutati uus asi. Kui sa lähed läbi lörtsi ja viima, jääd kuivaks. Jakk, müts, saapad, püksid, särk, kõik jäävad kuivaks. Sest seal sees on seade, mis kuivatab teid automaatselt niimoodi, et kui ikka märjaks saab, kohe on kuiv. Vajutate lihtsalt nuppu, automaatika ja aprill! Aprill tuleb ja näeme järgmine aastal 1. aprillikuu naljasaates, näeme, tšau, tuleb see Tiiu teile, tšau.